Ahoi, olen töökojas nagu näha ja täna hakkan avama ühte karbikest, et täna käisin poes ja jälle midagi ostsin. Et kohe vaatame, mida ma siis täna ostsin ja siis katsetame ka seda asja. Et käisin natuke rahakotti tuulutamas linnas siis ja ostsin siis ükskord ka ära mikrofonid. Sellised siis. Et ja nüüd jälle kõik hakkavad ütlema, et näed, jälle perega lootuses järgi kõik teeb. Ostab kaamera nende järgi, ostab nende järgi mikrofonid, kõik ostab nende järgi. Siis tegelikult on natuke teisiti, sellepärast, et ma olen avastanud, et sellel kaameral on need mikrofonid võtavad natuke erinevalt. Üks võtab siis paremini, teine natuke kehvemini. Ja nagu see heli nii-öelda sagedus on ka natuke teine siis. Et ühe peale tuleb nagu paremini heli peale ja nii-öelda selgemalt kuulatav kui teistpidi. Võib-olla on see kate, mis on seal ümber. Võib-olla see mingit pidi natuke segab. Aga võib-olla on see ka, et mikrofonid on ühe koha peal ja siis või midagi niimoodi, et võib-olla see praegu ma mäletan vist jah, praegu nii pidi nagu praegu oli vist parem heli ja teistpidi see natuke kehvem heli, et kui tagant rääkida. Ja nüüd kaob ka ära see probleem, et kui ma panen nüüd kuskile kaamera filmima, et kui ma olen seal kaamera ees, tuleb ühe nii-öelda kõrgune heli, tuleb paremini kuuldav. Lähen kuskile kaugemale, tuleb kehveni kuulda. Ja siis, kui eriti, kui ma veel selja keeran, siis ei kuule enam mitte midagi, mis ma räägin. Ja siis kogu aeg kruti seda üles ja alla ja see võtab ka tohutult monteerimisel juba aega, et kogu aeg lõika sealt mingid jupid välja ja tõsta seda heli kõrgemaks ja nii edasi. Et kaotab ka selle probleemi ära. Ja kahene komplekt juba selle pärast, et ju ma teen ka videoid ikkagi ka mitmekesi. Ja näiteks käingi älli juures vahepeal, siis ma sokutan ka ällile külge mikrofoni. Käin, võib-olla lähen kellegi teise YouTuberiga metsa või igastest videot, siis temale külge. Ja siis üks asi veel, et see aasta ma lähen ka matkale. Tõenäoliselt lähen. Ja siis ma üritan ikkagi leida kellegi tuttavate sellest, kes tuleb minuga kaasa ka ja kes jõuaks sõita. Ja näiteks see tuleb väga hästi kasuks siis, kui on 2 inimest jalgratastel. Mina näiteks filmin, ma võin siis ilma mikrofonita ka rääkida, eks ole. Aga näiteks, kui mul nüüd teine tüüp sealt taga räägib midagi, siis hästi peale ei jää. Ja see mikrofon tuleb väga kasuks. Et ei pea siis selle monteerimisega nii palju vaeva nägema, saab natukene vähem vaeva näha. Aga võtame selle asja lahti ka, et tahaks ikkagi näha ka, et mis asi see siis on ja kuidas see värk siis on. Kus see lahti käib üldse, ma ei teagi. Nii, ja võtame selle asja siis lahti, vaatame, mis siin sees on. Ops, süükene. Kotitäis asju ja veel midagi. Ja muidugi jälle need kleepsud ja paberimajandusdokumendid. Et on kleepsud siin ja on manuaal. Ja mind siis huvitab see asi rohkem. Et üks asi, mis mul tegelikult vägagi praegu kaamera varustusest puudu on nii-öelda see peakinnitus. See pearihma kinnitus, see on mul küll puudu ja see on tõsiselt puudu. Et õnneks sobivad ka sellele kaamerale GoPro asjad nii-öelda. Et tal on olemas need 2 kinnitust kaameral olemas, mis käivad alla magnetiga. Ja siis tal on need samad nii-öelda orgid, mis GoPro'l tegelikult alt kõrvad nii-öelda tulevad, on ka olemas. Ja on siukene kotikene siin siis. Siukse kotikese sees siis on asjad. Vaatame see siis sisse ka. Nii, ja siin kotikese sees on siis see mikrofoni värk siis. Teoreetiliselt mahub ka siis sisse võib-olla isegi kaamera mul ära. Et siis ongi mul olemas siuke kotikene, kuhu käib kõik sisse. Võtan oma kohe mikrofoni siit, panen enda külge, võtan kohe kaamera ja ongi korras. Nii, aga vaatame, mis siin sees siis on. Siin on siis need tuustikesed, mis käivad siis mikritele külge, siis need on siis need tuulekaitsmed siis, tuuletuustid. Siin sees on mingid juhtmed, eks need kaablid nüüd ole. Ja, siin on siis 3,5 kaabel, audiokaabel ja siin on siis laadimisjuhe. Nii, siin on veel midagi. Do not eat. Ehk siis do not eat, ära söö seda. Ja siin on nüüd see põhivärk siis. Et siin see kotikese sees on siis see põhivärk. Kuidas see asi lahti käib? See käib siit poolt lahti. Nii, ja kohe tuled asjad vilguvad. Võtad nii, kui lahti teed. Näed, on ka siin üks tuli läks põlema. Nii, siin on siis täitsa asjad olemas. Et siin on olemas mikrofonid. Et kohe valmistada muidugi mikrid ette ka. Paneme neile mõlemale boostid külge. Ja kuidagi peaks siis seda kaameraga saama ka niimoodi ühendada, et ilma, et mul seda jupinat oleks vaja, peaks saama ka selle kaameraga ühendada. Ja siin on 2 erivärvi tuusti siis. Siin on hallid tuustid ja siin on mustad tuustid. 2 hallid tuusti ja 2 mustad tuusti.
nii, ja mikker on siuke pisikene siis ja paneme siis nüüd sellele mikrofonile parukaga pähe, et paneme ta juuksed pähe. Ma arvan, et ta tahab juustega koos olla. Ja see õigele augule pihta, vot, nüüd käiks klõps ära. Ja muidugi, mis tuleb nüüd teha, on see, et siia tuleb samamoodi teha mingisugune puuride auk või mingi siuke asi teha. Aga siin ei peagi otseselt puurima, kui hästi vargu vaadata. Need magnetid on ka siin olemas, et sa saad plaksmagnetiga omale külge panna. Aga kui ma nüüd tahaks seda omale nii-öelda turvaliselt kinni panna, siis tegelikult selle saab isegi seda teha. Et mina paneksin siia, ma hakkakski puurima ega mitte midagi siukest tegema. Et selle hinge ümber ajaks nüüd ühe tugeva niidi või siis isegi siit vahelt annaks panna. Tugeva niidilt ajab läbi siis ühe haaknõela. Paneb selle haaknõelaga saab panna siis. Teine variant, mis saab teha, on muidugi see magnet panna. Ma ei tea, kui tugev see magnet ainult on. Nii, vaatab siis, kas siis saab selle telefoniga ka ära ühendada, et siin on olemas see telefoni jubin. Hops, võtame siit selle välja. Siin on veel mingisugune salapesa. Ahah, siin on veel üks jubin võimalik juurde osta. Siin on vaatasin ka, et lightingu saab osta. See on siis iPhone'i värk. Nii, ühendasin siis telefoniga ära. Mikrofoni siin näitab ka siis, et mikker 1 on ühendatud. Ja paneme nüüd omale selle siia, ma ei tea, kuskile niimoodi. Ops! Ja ma panen salvestama, vaatame, mis asja ta siis räägib mulle. Nii. Okei, praegu ta ära ei ühendanud. Okei, ta näitab mulle mingit asja siin. Okei, praegu ta ei taha minuga koostööd teha, sest telefoni enda salvest ei taha. Aga olgu, ma proovin selle kaameraga siis selle mikrofoni ära ühendada, vaatame, kas see õnnestub. No nii, küljes on mikker. Vaatame, testime. Ma lähen siit ruumist täitsa õue korraks ja vaatame, kas on mind kuulda. Et kui mind on kuulda, siis ju asi töötab. Et kohe teeme ukse lahti. Et lähme täitsa välja ja vaatame, mis õues on. Et täitsa tundub, et ma ei tea, kas töötab või ei tööta, aga õues ma igastahes olen. Nii et ma tulen nüüd sisse tagasi, vaatame, kas asi täitsa töötab või ei tööta. Praegu mulle nagu näitab küll, et ta nagu töötab. Et täitsa näitab mulle, et vidin töötab. Et nagu täitsa mikker võtab heli peale küll. Et kui see praegu töötab, siis on ju super. Et mulle täitsa siis meeldib. No nii. Keir on loll ja ta ei uurinud ikkagi täpselt, kuhu see käib. Arvas, et see asi käib kaamerasse. Aga tegelikult käib see jubin hoopis selle külge, ehk siis selle nii-öelda vastuvõtja külge. Ja no, see on USB auk, eks ole. Ma arvasin, et ta käib kuidagi sinna. Ja tegelikult on asi hoopis vastupidi, et siin on USB augu kõrval on siuke kaan. Ma just praegu hakkasin seda tagasi panema ja siis vaatasin, oota, mis asi see on. Et siin käib näete siuke kaaneken ära. Ja tegelikult käib ta siia, nii paneme ta siia ja proovime siis telefoniga ühendada. Aga vaatame, kas ikkagi mingit pidi mul äkki nüüd tahab tulla ka see salvestama hakata. Ma loodan, et tahab salvestada. Tundub, et asi töötab. Sellepärast, et kui ma praegu puhun siia. No ei tule, ei hüppa kõrgele. Puhun mikrofoni, siis muidugi kohe hüppab. Ehk siis asi nagu töötab, keerame veel maha. Vaatame nüüd, ja kohe näeb muutub ka. Et ei ole enam maksimumis päris, nüüd on näha mingid helihüppeid ka. Muidu on, näete, ta on selline. Et no 6-ga on veel selline. 0-ga ta on selline siis. Et paneme ta ikkagi -6 peale. Ja -6 peale siis sellepärast, et ta töötaks natuke paremini. Aga ega midagi. Et kes tahab mind siis mingit pidi toetada, kas siis saata mingeid pakke või rahaliselt või siukest värki, et siis saab minuga ühendust võtta e-maili peal või siis Facebook või Instagram. Et ma kontonumbrit päris see kirjeldusse ei paneks, et ei hakkaks avalikult päris oma kontonumbrit jagama, aga kes tõesti on huvitatud mind mingit pidi toetamast, siis võtke minuga ühendust. Aga ega midagi, aitäh, et vaatasite, pange siis need subscribe'id, like'id, jagage oma sõprade tuttavatele seda kanalit ja videoid. Ja kui midagi kommenteerida, siis kommentaarium on avatud. Aga seniks, aitäh, et vaatasid veel kord ja tšauki!